tere! Selles videos ma kavatsen võtta vähem kui 4 minutiga kokku 1000 aastat Vana-Rooma ajalugu. Tähendab, selle video mõte on selles, et see on selline ajalises järjestuses lühiülevaade. Ülejäänud videod Vana-Rooma teemas hakkavad nüüd päriselt tutvustama Vana-Rooma kultuuri. Aga need videod käsitlevad erinevaid teemasid ja sündmusi, mis ei ole alati ajalises järjestuses ja need võivad olla toimunud väga erinevatel aegadel. Ja see võib tekitada segadust, aga nüüd siit videost saate siis vaadata, kuidas mingid sündmused ajalises järjestuses on, mis oli enne, mis oli pärast, ehk siis paneme nad ajatelje peale. Soovitan seda videot vaadata näiteks Vana-Rooma teema kordamiseks, sest enne te ei pruugi lihtsalt suuta jälgida, mis siin toimub. Ja kui te olete minu videoid varem vaadanud, siis te võib-olla olete juba tähele pannud, et mulle väga meeldivad ajateljed. Ehk siis hakkame algusest peale, paneme kella tiksuma. Kõigepealt, kõik see on Vana-Rooma ajalugu. See jaguneb 3 osaks: Rooma kuningriigi aeg, Rooma vabariigi aeg ja Rooma keisririigi aeg. Aastal 753 enne Kristust legendi järgi asutas Romulus Rooma linna. See oli kuningate aeg, Romulus oli esimene kuningas. Aga aastal 509 enne Kristust viimane kuningas kukutati. Alguse sai Rooma vabariik. Siis oli ilusti vabariik, senat ja konsulid juhtisid elu Rooma riigis. Sellel ajal hakkas Rooma riik vaikselt laienema. Paneme siia juurde pildi Rooma sõduritest ehk legionäridest. Esmalt haarati enda alla suur osa Itaaliast. Siis olid Puunia sõjad ehk sõjad Kartaagoga. 218 enne Kristust elevandid ehk Hannibal tuli elevantidega üle Alpide. Aga aastaks 146 enne Kristust oli Kartaago vallutatud ja hävitatud. Samal ajal aastaks 148 enne Kristust vallutasid roomlased ka Kreeka. Kreeka neile meeldis, nad hakkasid kreeklaste kultuuri järgi jahvima. Aga siis vahepeal tuli kodusõdade periood ja lõpuks Julius Caesar vallutas Gallia ja siis tuli sõjaväega tagasi Rooma ja haaras kogu võimu enda kätte. Ja siis 44 enne Kristust teda pussitati hästi palju kordi ja lõpuks 27 enne Kristust sai võimule Augustus, esimene keiser. Ja sealt algab Rooma keisririigi aeg ehk võim oli keisrite, mitte enam senati käes. Ja siis võib-olla umbes aastal 1 sündis Palestiinas mees nimega Jeesus ja mingid inimesed hakkasid uskuma, et ta on Jumala poeg. Aga selle hullu jutu peale ta löödi risti. Kuid see andis temasse uskujatele ainult hoogu juurde, sai alguse kristlus ehk ristiusk. Aga keisririigi ajal Rooma võim laienes veelgi. 117 pärast Kristust oli Rooma impeeriumi võimsuse tipp ja oli pikk rahuaeg, kus majandus ja kultuur said areneda. Aga siis tulid katk, majandusprobleemid, naaberrahvad hakkasid sisse tungima, väejuhid hakkasid võimu pärast võitlema. Kohati õnnestus kord taastada, aga siis läks jälle käest ära. Vahepeal oli kristlus Rooma riigis levima hakanud. Alguses kristlasi kiusati taga, aga aastal 313 otsustati, et aitab küll jauramisest ja lubati kristlastel vabalt tegutseda. Ja siis hakkas kristlus veel rohkem levima. Ja aastal 380 sai kristlus hoopis Rooma riigi usuks. Ja aastal 395 jagunes Rooma riik lõplikult 2. Nii et edasi olid eraldi Lääne-Rooma riik ja Ida-Rooma riik. Ja aastal 376 tulid Aasiast hunnid ja need sundisid germaanlaste hõime liikuma Rooma riigi aladele. Algas suur rahvaste rändamine. Ja kogu see asi lõppes sellega, et aastal 476 kukutati viimane Lääne-Rooma keiser. Ja sellega loetakse vana aeg lõppenuks. Muidugi tegelikult Rooma riik sellega veel ei lõppenud. Ida-Rooma riik ehk tuntud ka kui Bütsants kestis edasi veel 1000 aastat kuni aastani 1453, kui türklased vallutasid Konstantinoopoli. Ja Lääne-Rooma aladel püüti mitu korda Rooma keisririiki taastada. Esmalt Karl Suur kuulutas end Frangi keisriks ja siis kuulutati välja Saksa-Rooma keisririik ja see viimane kestis põhimõtteliselt aastani 1806. Aga kõike seda jõuame õppida 7. ja 8. klassis. Praegu aitäh vaatamast ja kohtumiseni!